Tere, Helen! No tere! Me oleme tulnud siia sinu korterisse, mis on üsna selline julge ja värvikas juba. Aga siiski sa otsustasid selle siin teha natukene remonti või natukene värskendada või totaalselt tegelikult isegi muuta seda välimust. Miks sa otsustasid või miks sa tahad seda üle värvida? No mul on niimoodi, et ma usun, et elus peab proovima erinevaid asju, et mul oli periood, kus ma tahtsin hästi palju värvi ja mul oligi vaja värvi enda ümber, aga nüüd ma tunnen, et ma tahan värskendada. Ja kuna selles korteris on niimoodi, et siia ei tule otsest päevavalgust, siis ma tunnen ka seda, et ma peaksin seinad tegema heledamaks. Et kuna ma nüüd värvide sees olen elanud, et tegelikult mulle meeldib ka väga selline skandinaaviapärane hele tagataust ja siis panna sinna sellised mööblidetaile ja pilte, siis ma mõtlesin, et ma nüüd värvikski selle köögi täiesti valgeks ja need kapiuksed, mis olid juba siin enne, kui ma ise kolisin, ma värviksin mustaks. Kuna tegemist on köögiga, siis ma vaatan, et siin on ka hästi palju erinevaid detaile. See tähendab, et me peame jälgima seda, et saaksid kindlasti õiged tooted õigesse kohta. Aga esmalt, kuigi sa ütlesid, et sul tuleb põhimõtteliselt must ja valge, siiski ka valgeid on väga palju erinevaid. Vaatame, millised valged sulle üldse meeldivad. Aga ma tahaksin sellist, see näiteks tundub mulle, et ta ei ole liiga külm ega liiga soe, et on täpselt selline vahepealne. See mulle sobiks. Kui näiteks hakkaksid poest neid toone valima, siis poodides tegelikult saab neid laaste kaasa võtta. Võta kindlasti kaasa ja vaata seda laastu enda kodus selles valguses, enda mööblitaustal, sellepärast, et siis sa saad sellise õige ettekujutuse. Milline on õige tööde järjekord? Kust alustada? Õige tööde järjekord ongi nii, nagu me siin tegime. Et kõigepealt katame kinni need kohad, mida me ei taha värvida või me ei taha, et sinna tolm vahele läheb. Ning edasi siis teeme lihvi, kus on vaja, sellepärast lihvimine toob tolmu. Koristame tolmu kõik kokku ja puhastame nüüd pinnad sellise spetsiaalse pesuainega, kuna tegemist on ikkagi köögiga. Ning tõenäoliselt on siin kuskile rasva läinud, on mingisugust pesuvahendeid sinna läinud. Ja kui me oleme ka selle puhastuse ära teinud, siis teeme väiksed pahtliparandused, ootame kuni pahtel ära kuivab, lihvime natukene ja siis juba võimegi hakata kruntima ning värvima. Kruntimise mõte ongi see, et esiteks parandada seda naket, mis siin all on ja kuna tegemist on suhteliselt sellise erksa kollase tooniga, siis see kruntimine aitab ka kaasa selle kollase tooni katmisele ehk siis peitmisele. Et ta läbi hakkaks kumama sealt. Läbi hakkaks kumama. Kui kasutad siis köögi jaoks spetsiaalset värvi, kuna siin on ikkagi palju niiskus, siin on palju toiduaineid. Aga lae puhul, siin on lagi on suhteliselt kõrge, siis võib kasutada tavalist laevärvi. Värvimist alustatakse nurkadest ja vähe raskemini ligipääsetavatest kohtadest. Nüüd me siis lõpetasime ära selle seinte värvimise ja lae värvimise. Ja ma ei tea, kuidas sulle tundub, kas see toon on umbes selline, nagu sa arvasid? Jaa, täiesti on tõesti, et kui nüüd asju ka sisse on toodud, et ikka täitsa valge, ta on lihtsalt väikese nüansiga ja mina olen küll väga rahul.